puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja vaalus. Tere armsad Puuduta mind saate vaatajad ja tere tulemast jälle Janno ja Sirjekene ka, aga Siret ja Janno Seeder, meie iga-aastased külalised, meie suured lemmikud. Jaa. Et ma ei tea, mitu aastat nad on juba käinud, olete lugenud? Kokku lugeda. Aga ma arvan 5 äkki on. Appi läbi. Koroona aastal me kindlasti 20, ma ei tea, ma arvan küll, jah. No Tiiger oli kindlasti, mäletan, Tiigri pilt oli väljas veel. Ja Roti aasta oli ka. Oli, see oli 2 aastat. Ja. Aga hakkame kohe tulistama, sest see saade jääb meie jaoks lühikeseks iga kord, ma olen tähele pannud, et ta jääb nagu poolikuks. Ja nüüd on tulekul tulihobuse aasta, öelge täpne kuupäev, millal nüüd siis ära lõpeb siis uss ja millal hakkab tulihobune. Oli puuuss või? Puumadu oli, jah. Puumadu. Ja millal nüüd see tulihobune hakkab täpselt? See algab 17. veebruar. Just. Ma tahan nii palju ära öelda veel, et see ussi aasta ehk mao aasta kestis niivõrd kaua, et ta kestis 385 päeva. See ikka võttis meid kõiki täiesti kestab veel. No ja ütleme, kestab, aga ta veebruarikuust ikkagi meil hobune kohal ja hobuse aasta on ikkagi väga lühikene, ainult 360 päeva midagi oli, kes nii palju oli veel vähem. 355 päeva oli. Midagi sellist, et see jäi alla meie kalendriaasta pikkuse ja siuke kiire ja lühike ja kiire aasta. Aga see sobibki nagu just kappidi. Ja kui vaadata, ma ei tea, kuidas teil läks, aga kuidas siis see pikk mao aasta, kuidas sellega oli? Ma olen seda vist kuskil teises mingis saates rääkinud podcastis, et mul on nii palju usse, ma pole elus nii palju usse näinud, kui ma nägin selle aasta jooksul. Inimusse siis või? Ma kõik arvavad, et ma inimusse nägin, aga füüsiliselt madusid. Ja üle 40 maole mina näin Eestimaal selle aasta. Ma olin pulmas. Ja ma nägin ka välismaal ja ma nägin nagu maailma kõige mürgisemat madu. Tais on üks selline erkroeline madu, mille eest nagu hoiatatakse ja ta vonkles mul, plätudega vonkles mul nina alt läbi. Ma olin muidugi kivistunud, on ju. Ja rääkimata sellest, et ma olen ju aastakümneid olnud Saaremaal. Ja mul ei ole elus nii palju usse seal ringi tiirutanud. Need ei olnud ussid, need olid maod, sest nad olid suured pirakad ja igat värvi. Klassikaline, siis oli paks mustad olid ja hästi palju oli musti. Musti oli hästi palju ja siis oli kuldne ja see oli sinakas. Ja ma mõtlesin, kas ma elan troopikas kuskil, ma olen Eestis, mis toimub nagu? Et kas see ka kuidagi on märgiline? See on absoluutselt märgiline, et maod ikka mao aastal, aga võtaks sealt veel, et ma räägin enda aastast, et märgiline on see, et üks selline ussi omadus või mao omadus, et madu ajab nahka. Ja see aasta oli täpselt süke lõputu naha ajamine, et kui mäletate, üks märksõna oli usaldus. Usaldus enda vastu, usaldus teiste vastu. Ja selle tohutu naha ajamise käigus tegelikult ka inimsuhetes toimus sellist, kadusid ära inimesed, kes olid võib-olla aastaid olnud, eks ole, keda võib-olla pidasid isegi sõbraks, eks. Ja toimus mingi selline, minu jaoks vähemalt selline tohutu ümberkujundamine või kujunemine. Aga sa räägid nagu, et sinu jaoks, aga kas on ka mingi üldine aspekt mao aastal kõigi jaoks? No eks see puudutas kõiki, et ma saan lihtsalt enda eest rääkida, aga tegelikult täpselt samasugused eeldused olid ju olemas ju kõigi jaoks ja kui ma olen nüüd teiste inimestega ka vestelnud ja palunud neil tagasi vaadata, et kuidas siis eelmine aasta oli, siis on tulnud selliseid sarnased jutte ja see kinnitab seda, et jah, eks ta mõjutab, kuigi mingid oma märgi erisused tulevad sisse, aga suures plaanis sellised üldised tendentsid on sarnased. Aga Siret, sul oli selline aasta, et tuhat ja põrgu ja mul tuleb nüüd déjà-vüüna meelde, et ta isegi rääkis, et tal tuleb sa rääkisid nagu siin. Ma vaatasin üle eile ka veel selle eelmise aasta saate, nii põnev oli. Ja et konfliktide aasta, eks ole, üldiselt mis on nagu vastab tõele. Tööst tuleb kinni hoida, seda ma mäletan. Töökohad ja kaovad praegu, kaovad ja täpselt tehisaru hakkab meilt ära võtma ju töökohti, eks ju. Ja
ja Siret ja rääkis, et tal ei tule hea aasta. Ja ma jälle imestasin, et issand jumal, Siret, iga kord, kui ta tuleb siia, tal ei tule hea aasta. Ei, mul oli kõik märgised kaklesid. Kõik olid põrkumistes ja ma olin valmis selleks, et midagi hakkab toimuma. Ja eks ta enamasti oli seotud selle muutumise aspektiga. Kas ma võtan selle vastu, mis on kukkunud mulle kaela nii ma isiklikus elus kui väga lähesugulastega või oma vanusega näiteks on ju, või ma siis jään ohvriks, on ju tegelikult ju valida. Nii et see aasta mõttena oli nii, et ta tegi valu, mitte ainult füüsiliselt, ta tegi valu ka hingeliselt, ta tegi valu ka vaimselt. Ja nüüd oli küsimus see, et kuidas sealt välja rabeleda. Ja see kohtumine ussidega täiesti müstika, me kõndisime Jannuga kõrvuti ja mina ütlen appi uss, hüppan tagasi ja teine uss mu tagasi, püsin üleval. Jannu ütleb, tema ei näe. Ja tema ei näe, tähendab, mulle anti nii palju, ta väga armastab usse, ma pidin kohtale otsima ussi, see pole vaja, et mõtle minu peale ja sa näedki ussi. Et tegelikult ussi oli hästi palju, ma vaatasin pool tundi tõtt ühe emase, 1,50 nastikuga, kellel oli pärast pulmad, et tema ümber oli paarkümmend isast väikest tantsimas ja möllamas ja see oli nii huvitav kogemus, sest me sealt vaatasime tõtt, sest ma olin nii lähedal, ma ei märganud enne, kui me olime väga-väga lähedal, nagu sinuga umbes. Ja siis ma Eesti mobiiliga kutsusin ka teisi vaatama, aga see oli hästi tugev, et andis mõista mul juba aasta alguses aprillis, et saab olema vägev aasta, võta see vastu ja nii on sinu valik, kas annad alla või lähed edasi. Ja mulle tundub, et ma olen siin praegu. Oota, aga ma tahan selle aspekti ära küsida, sest paljudel, mul enne ka tekkis siin kardina taga küsimus, et kui sina näed ja tead ette, oskad kõik panna punktilt nagu just kirja enda jaoks, kas siis inimene saab selleks midagi kuidagi teha või ette valmistuda või noh, et mina kujutaks ette, kui mulle praegu öeldakse, et järgmine aasta on õudne aasta, mul koguks käed terahki nagu rippu on ju. Ma segan siin korra ja segan just selle mõttega, et vaat siin ongi, teeks selle terminoloogia selgeks, et see hea halb ei ole siin nagu üldse nagu hea lähenemine, aga mul tuleb halb aasta. Ei, me otsime käitumisjuhist. Käitumisjuhist. Kui sa tead, et tuleb kiire aasta, me arutasime siin enne ka, et no piltlikult võtame, meil on hobusaasta algamas, kujutate ette, olete te hobuse seljas ratsutanud. Kuidas tunne on? Sa pead tegema kõik endast oleneva, et hobuse seljas püsid. Ja hobune kas siis traavib või galopib või kappab seal, eks ole nii. Ja sina saad teha ainult seda, et püsida seal seljas, kohanduda, jälgida seda liikumist ja seda rütmi. Aga kas see on hea või halb? Ei, see on selline tegevus. Ja selles suhtes, kogu selle asja mõte ongi see, et kui sa tead ette, siis sa saad ka sättida enda käitumist. No aga mis see tähendab, et siis ma hobuse selga pigem ei roni isegi? No ütleme aasta kontekstis, me kõik peame sinna selga ronima. Et ma ei saa, ma tahaks pigem küsida, et kas ma saaks tõmbuda vaikselt just. Tegelikult on see, me räägime praegu Feng Shui astroloogiast. Astroloogia on hästi palju variante, aga Feng Shui põhimõte on see, et ta tuleb 12 loomärki, tuleb sisse yin-yang energiate mängud, tuleb sisse 5 stihia, tuli, maa, metall, vesi ja puu. Ja kes on natuke õppinud seda või kes tulevad ka minu juurde nõustamisele, ma arvutan välja, vaatan enda ohud ja võimalused, ütleme ohud ja võimalused. Ohtude eest me ennast kaitseme, võimalused paneme enda jaoks tööle. Ma saan ennast toetada kaitseenergiatega, amulettidega, ma saan ennast aidata kaasa 5 elemendi sissetoomisega läbi riietuse, läbi hobide, läbi toitumise, läbi töövaldkonna ja ka läbi sõprade. Täiesti teadlikult, ma toon seda energiat ellu teadlikult. Lähen seda trenni teadlikult, et midagi muutuma elus ja ma näen, et sellest on kasu. Et see siis nagu justkui pehmendab. Täpselt. Näiteks järgmise aasta kohta on esimene suur lause, kuna järgmine aasta on yang, õigemini yang, praegu juba on yang tulihobuse aasta, kus on kõik elemendid jangid, kõik on jangid. Seega inimesed, kelle endal on väga palju jangi sees, peavad tõesti nägema vaeva, et seda maha rahustada, ehk siis rahulikud hobid, rahulikud tegevused. Mina olen nagu õnnelik, mul on kõik innid, mina võin kõike teha, nii möllata kui ka siis nii-öelda rahulikult istuda. Aga jah, et ju see, et sa vaatad nagu ette ja muudad oma nagu jännega käitumist. Aga sa panedki nagu oma selle käitumisplaani paika. Eks? Sa oled teadlik, no minu üks varasem õpetaja ütles, et karta ei tasu midagi, kõigeks tasub valmis olla. Ja kui sa oled valmis, siis ei saa keegiga miski sind ebameeldivalt üllatada. Sa oled valmis. Kurat, ma ei suuda valmis olla kogu aeg varvastel.
ei, see ei tähenda, et sa midagi ootad, sa kirjeldad praegu sellist nagu ootavat valmisolekut. Ei, sa oled avatud meeltega, sa reageerid muutustele, sa kohandad, eks ole. Sa märkad, kui situatsioon on muutumas või halvaks minemas, kuna sa oled seda nagu läbi lasknud informatsiooni. Ahaa, nüüd see ongi see oht tulemas. Nüüd ma tean, kuidas ma ennast kaitsen, vahet pole kuidas. Kas eemaldun või olen aktiivne? Aga me oleme läbi elu ju niimoodi ju talitanud, et ma tooks nagu hoopis kõrvalt näited, me sellised mikroettevõtjad 23 aastat juba. Mis siis, et meil ei ole nagu otseseid konkurente, aga turg nii palju muutub, et me ei saa teha aastast aastasse samu asju samamoodi. Ja sa pead tähele panema neid, et näe, see enam ei tööta või seda tasuks teha teistmoodi. No vot see AI tuleb, no siis me peame sellega arvestama. Kuidas me saame enda töös seda rakendada, eks ole, nii. Vastasel juhul mulle meeldis see, et aga äkki ma ei ronigi hobuse selga, istun siin põõsast. Aga siis sa näed, kuidas see ka hobusekari kappas minekut, sa näed nagu rongi taga tulesid ja ongi kõik. Jää maha või? Ei, seal on veel see oht, et sa jääd jalgupidi kuidagi sinna külge rippuma ja siis pea alaspidi niimoodi lõpata. Ei, tuleb ise selga hüpata ja mis on kõige tähtsam. Mina olen elus päris palju ratsutanud. Mitte küll trenni mõttes, aga ma olen käinud reisimas, kus on mind pandud hobuse selga. Mis ta alguses teeb? Tema tahab, mina lähen läbi okste, karjun, kiljun, käed puruks. 3. päev juhtisin mina hobust. Tähendab, mina loon oma rütmi, mina hakkan ise seda aastat juhtima ja ma juba alustasin enda oma rütmi loomist juba sinna mao aastal. Iga päev teen enda jaoks neid tegevusi, et kui palju on segajaid, töö segamise, sugulaste segamisi, enda terviseprobleemid. Okei, ma ei sõima ei karju, teen selle asja ära ja jätkan uuesti. See mõnega tundub, et on naljakas, aga tegelikult sa lood sisse oma rütmi, võib öelda ka oma rutiini ja sa ei anna sellele alla. Sa ei anna alla ja see ongi kõik õhtu peale kuute ei söö. No nii tahaks veel võiliba võtma. No ei võta. Ja näiteks Sireti jutust tuli juba üks soovitus hobuse aastale. Kuna on selline kiire, tempokas, siis loo oma rutiinid, et see tempokus sind jalust maha ei jookse, eks ole. Ja jää nendele kindlaks, eks ole. Võtta hommikurutiinid ja päeva ja õhturutiinid ja siis on kõik hästi. Kõik hästi. Teeme ühe sellise harjutuse, kuidas me suhtestume sõnadega, et tegelikult me ei saa vaadelda hobuse aastat, tuli hobuse aastat eraldi. Hiina ajaloos on olnud selline mõiste nagu kannatuste aastad. Ehk tulihobuse aastad. Nad ütlevad nagu aastad, miks mitmuses? Selleks nad liidavad sinna juurde järgmise see tulikitse aasta, mis sinna järgmise. Kits on väga hobuse moodi, ta on väike lihtsalt. Pole ohtlik nii öelda. Pole nii ohtlik. Oota, peale hobust tuleb kits või? Ja mina tulen. Ja see tähendab, et see on tulihobuse aastad ehk teisiti kannatuste aastad. Nüüd, kui ma... Tulihobuse aasta on kannatuste aasta. Aastad. 2 aastat. Ma ei taha. Vot nii, aga vaata, head me sellest räägime selleks, et me ei tohi selle sõna küüsi jääda nüüd, et selle nii, kui ma tean, et selline aasta, siis küll me ära kannatame. Kui ma tean, kuidas, siis kõik need aastad, ega siis enne on ka tulihobuse aastaid olnud, inimkond on ju jätkunud, elu maal on ju jätkunud, aga kui ma tean sellega arvestada, siis ei saa minuga midagi halba juhtuda, eks? No vaata, see on tantsimas käime, eks ole, muusika vaheldub, muutub, eks ole, sa ei saa kogu aeg ühtemoodi tantsida ikka edasi, mis siis, et vahepeal tuli tango, eks ole, siis tuli valts. Ei, sa muudad ju enda liikumist ka. Ja nüüd, kui sa tead seda, siis see ei olegi enam hullud kannatuste aastad, vaid see on lihtsalt teadlikkus, sellised aastad. Ma tahan juurde öelda, et siin on väga mõnusad sõnamängud. Mulle eesti keel väga meeldib. Ta ei ole mitte kannatuste aasta, ütleb nii, et ta on õppida olema kannatlik, oma hetke ära ootama, märkama asjade muutumist, mitte nii, et ma lahmin. Lahmida unustame ära. Lihtsalt diskokuuli all hüpata karata oli järgmine aasta mõte. Võtke oma rütmi, näiteks Argentina tango. Või mingi muu lõbusam salsa. Võta oma rütmele seda, lihtsalt karata ringi nagu hullumeelne. See ei vii mitte kuhugile. See on nagu mõte minu arust. Sest kirge on järgmine aasta palju. Ja lisaks, vaatame, mis selle tempole veel lisandub. Tegelikult on väga suurte võimaluste aasta, aga sa pead tähele panema neid võimalusi, sa pead neile reageerima, sa pead vastu võtma otsuseid, sa pead tegema tööd, eks ole, et need ideed või võimalused ära realiseerida. Aga kui sa seda ei pane tähele, sa ei tee midagi, oled äraootaval seisukohal, siis sa oled kaotanud juba enne starti. Et mina võtaks selle poole, et mind see kannatus, et enam ei kõnetagi, aga
kõikide võimaluste aeg, eks. Võimalus paremini. Väga suurteks muutusteks, aga nüüd ole tubli ja tee need muutused, pane seda tähele ja realiseeri need, eks. Ja see muutus mitte ainult isiklikus plaanis, see võib olla ka firma, see võib olla rahvas, see võib maailma plaanis. Ja see ongi, ta mõjutab kogu maailma see järgmine aasta. Sest on üks selline teema, mida ma tahan öelda, et see tuleelement on suu ehk rääkimine. Ja kui ette, kui tulihobune nii tuld täis, siis lihtsalt tuleb suust välja igast asja ja me näeme siin juba üle maailma, mis toimub. Inimesed räägivad ja ütlevad asju, mida nagu mõistus nagu ütleks, et on ju, keegi muu räägib, on ju. Me võime väga palju alu teha ja haiget teha selle rääkimisega ka ja siis tundub, et kõik on hullust peast teinud. Küsimus on see, et mitte paanikasse minna, mitte kaasa minna, vaid olla, mitte kannatada, vaid olla kannatlik. Et sõna ei muutub kogu aeg. No sa ei pea kogu aeg vastama küsimustele, kui küsimust pole veel esitatudki, eks ole. Et hoia nüüd tagasi, mitte ei ole see, et ei saa mitte vaidki olla. Kindlasti teate ka neid, et inimene, keda te teate mingisugusena ja siis mingil nõrkuse hetkel ta mingi lapsus lipsas läbi, eks ole. Ja mulje temast ju muutub. Väga kergesti. Ja sa ei saa kuidagi teda rehabiliteerida isegi pärast selleks, et tema mingi olemus nõrkuse hetkel tuli välja. Aga pange tähele, selline olukord nüüd hobusaastal võib olla väga võimendunud. Et te võite kõik oma ilusa olemuse mingi ühe sellise nõrkuse hetke või lapsusega või väljaütlemisega rikkuda. Aga ma soovitus siia, mida ma aasta soovitas, oli ju muutumise aasta, nahka ajasime ja ma panin kirja Siret, ma olen see. Ma saan panna kirja endale 9 rolli. Naisena, partnerina, vahet pole, need on nii palju neid omadusi, on ju. Ma ei ütle, et ma olen naine. Ma panen ka kirja täpselt, missugune naine ma olen. Ja tegelikult, kui ma käitun ka nii ja ütlen ka lapsuse, siis ma olengi see. See olengi mina, ma olen aus, ma olen ka enda kohta aus, et ma ütlen midagi nõmedat, see ongi Siret, on ju, ja ma ei pärast selle läbi ei ela nagu üle või ei käitu hoopis ka veel ebanormaalselt. Ja, aga ma võib-olla siis ütleks seda, et jah, kui see on sinu olemus, on inimesi, kes niimoodi väljendavadki, kõik teavadki, et ongi see, ta on selline, ta on alati niimoodi väljendanud, siis see ei ole lapsus, aga ma pean silmas, et kui inimene on loonud endast hoopis teistsuguse kuvandi, siis nüüd on oht, et mingil nõrkuse hetkel ütles halvasti kellegi kohta, eks ole, mõtlemata, võib-olla tal oli lihtsalt paha tuju, eks ole, aga sellega ta võib lõhkuda kõik oma varasema selle kuvandi ära, et siin on nagu see oht. Ja teistpidi, samas jälle hobuse aastal on just see, me kõik tahame esineda, avalik esinemine, eneseväljendus, aga seda rohkem tuleks jälgida, mida me räägime, kuidas me räägime, kellega ja see. Kellega ka, kes mind kuulab. Me ei pea ju kõiki kuulama, on ju nii? Absoluutselt. Ja me ei pea ka kõikidele meeldima, mis mulle väga meeldib. Mulle väga meeldib. Seda ma korrutan nendele kogu aeg. Et see ongi see, et ma võtan kontakti energeetselt nende inimeste, kes kuuluvad minuga ühte mõttemaailma või tunnetuslikku maailma ja nii on palju lihtsam nii-öelda suhelda kogu universumiga. Ja siit tuleb nagu laiem soovitus, et meil on ju kõik on arvamusliidrid. Sotsiaalmeedia ja selline ajastu võimaldab, et ega mõtlemata kõik ju kirjutavad ja ütlevad ja teevad videosid ja asju, aga nagu juriidikas öeldakse, et kõike, mida te ütlete, võidakse kasutada teie enda vastu, eks ole, ja hobuse aastal see võibki juhtuda nii, et seda suurema bumerangina see sulle endale kuklasse tuleb, eks ole, nii. Et näete, siin on juba selline hea õpetus. Nii palju toredaid õpetusi. Ja minul muidugi vajuvad suunurgad allapoole ja ajakirjaniku elu, kui keeruline. Aga ajakirjanikud on alati suutnud ka infot edastada niimoodi, et sul ei ole neile ühtegi etteid. Aga võib-olla ongi just see pluss, eks ole, teiselt poolt, et ajakirjanik oskab seda juba nagu naturaalselt. Eeldame, et tegemist on professionaaliga. Minu meelest ajakirjanikud on hakanud vaikselt nagu ausamaks muutuma. Või ma kujutan endale ette, päris tühja lahmimist nagu, kas ei juleta enam või ei taheta. Kontrollitav juba ka, et ei tahetagi, tuleb välja ja sa seod äragi asjad. Ja need inimesed, kellele ei meeldi see lahmimine, toome lihtsa näite, kas või kõik need sõjauudised ja et meil majanduses läheb jube kehvasti, siis neid asju enam inimesed nii ahnelt ei loe ega ei vaata ka. See on väga mõistlik. Hoiavad nagu, lükkavad nagu eemale, ma pigem pean seda silmas. Et ajakirjanik võib seal küll kirjutada ja kujutada
kujutada ette, ta on ilge tegija, aga see ei huvita inimesed lükkavad selle nagu, mul ei ole seda vaja, nagu ja teevad valikuid ja kuna sul on nii palju meediumi kanaleid, mida sa saad ju ise valida, siis nad kalduvadki sinnapoole, mis neid huvitab ja sellest tuleb huvitav nüanss, et siis me hakkame varsti ka nägema, mida inimesed päriselt tahavad. Ja siis need iseenesest vajuvad need nagu, no ma ei taha öelda pahad ajakirjanikud või üldse pahad inimesed. Järsku nad kuidagi... Räägid hobuse aastast juba täiesti. Et läheb kaovad ära. Nagu. Vaata, seal on üks märksõna, kui maoaastal oli see usaldus, siis hobuse aastal on märksõna on ausus ja see ei ole mitte, ei valeta, ei varasta ainult, vaid ma olen mina ise. Ma olen autentselt mina ise. Me peame muutuma järjest autentsemaks, me peame julgema olla ise, julgema selle välja kanda, eks ole, nii. Ja, aga see eeldab ka seda, et ma ei tegele teistega, ma ei avaldagi arvamust, ma ei näita näpuga, vaid noh, ega see pole loosung, see ongi nii, et kui tahad muuta maailma, muuda ennast ja maailm muutub. Tegele oma asjadega. Jaa, tegele oma asjadega. Ja noh, ja siis loksuvadki asjad paika. Ma olen täiesti nõus. Kuulge, aga kas nüüd tegime sellise üleüldise tulihobuse aasta nagu sellise, nagu me ei jõua ju kõike läbi raksutada. Inimesed võiks nüüd, ma just küsisin ka, et mis need olulised asjad on, eks ole, et kui sa tahad endale vaadata, et kuidas see aasta kujuneb, siis on see aasta, eks ole, oluline, kes siis on rott, tiiger, kits, mis iganes, koer, siis oli see kuu, on ju. Kõige tähtsam tegelikult on meid juhtiv päevamärk ja see tuleb välja. Ja see on see meie käitumist juhtiv saatuse märk, mis näitab ära, kuidas me käitume elus, sest mina paistan välja kui tulikits, siukene rabelen ja mind juhib vesikukk ja vesi on hästi see kuulaja, märkaja ja tegelikult nõustaja on kukk. Kiren küll palju aeg-ajalt, aga siiski siukene obsessiivne käitumisjuhis. Et me kõik oleme erinevad, et ei ole ju kõik kitsed ühesugused, ei ole kõik tiigrid ühesugused. Just. Väga tähtis lugege just oma juhtivat elementi. Ja muuseas, ja miks seda tasuks ka, kõik need tabelid on ilusti ka olemas. Ma just tahtsin öelda, et kuidas inimene nüüd selle päeva välja arvutab. Kõik need näidised ja tabelid on siin kõik olemas, väga lihtne on seda arvutada. Aga miks seda veel kord, ma rõhutaks üle, miks see on tähtis, et jah, me juba enam-vähem teame, kes me oleme aasta järgi, enamus inimesi teavad. Aga veel kord, see on ka oluline, see on see, millised me teistele paistame, millised on minu maitse-eelistused ja nii edasi. Aga me peame järjest rohkem rõhku panema sellele samale päevaloomale, mida tuleb arvutada nende tabelite alusel. Miks? Selleks, et hiinlased ütlevad, et see on palju tähtsam. See määrab meie käitumise, see määrab meie saatuse, kuidas me kulgeme eluteel, kuidas me realiseerime oma elu ülesannet. No näiteks mina olen aasta järgi, ma olen puumadu, eks ole nii, aga minu päevaloom on vesirott, young vesirott. Ja nii ma olen oma elu elanud, nagu see young vesirott. Ja nüüd, kui ma nüüd uurin hobuse aastat, siis ma loomulikult vaatan, kuidas madu ennast seal tunneb, aga kuidas rott käitub. Okay, et sellest aastas edukalt, eks ole, läbi tulla. Et sellepärast on see nagu nii oluline. Okei, see on tähtis. Aga kui oluline on see tund? Tund ja kuu on kannavad informatsiooni minu loomuse kohta. Eks ta on ikkagi vajalik ses mõttes, aga kui me hakkame rääkima neist põrkumistest, mis aastat, kuna hobune on hästi äge või põrkuda, siis on tähtis ikkagi aastaloom ja meie juhtiv ehk siis see päevamärk. Nende põrkumine. Ja päevamärk tuli, ma lihtsalt ütlen, et vaadake siit, arvutage ise välja, näiteks seda raamatut ka mind sinnapoole. Või siis mõtle see raamat igal juhul, aga lihtsam on minna internetti ja panna sisse 4 pillar ja te leiate variandi, mis kalkuleerib meie kodulehel on ka, CDRE on ka seal olemas. Okay. Et sealt tuleb ikkagi see sünniaeg, sünniaja põhjal tuleb see päevamärk. See on aasta, kuu ja kuupäev. Need on tähtsad nagu siis. Ja lihtsalt täpsustamaks veel siis, eks ole, et ühe komplekti moodustavad on aasta, meie põhiolemus, kuu ja tund täpsustavad, täiendavad seda olemust, aga siis päevaloom, see määrab meie saatust ja kuidas me realiseerime seda, kuidas me kulgeme eludel. Ja see on õudne, see on ju jääv väärtus, see midagi. Ja, aga mängi... nagu õudne, kas on õudselt märki ja on toredat märki? Ei ole. Aga kui me mängiks ühte sükest mängu, fantaseerime, et kujutame ette, et enne siia kehastumist me oleme selle kokkuleppe teinud. Me oleme alla kirjutanud töölepingule, et ma tulengi siia ja seda, et ma alla kirjutasin töölepingule, näitab see, et ma siin olen. Selleks, et ma enne ei tule, ma ei kirjuta enne alla, et kui ma ei saa kõike seda, mis ma tahan. Ja seal oli ju kirjas, seal oli ka ametijuhend. Seal oli see, et millist kogemust ma tulen siia saama.
ja nüüd... Kas mul oli see valik siis või? Jaa, sul oli seal kuskil, ma ei tea, kuskil oli... Ma ütlen, ma ise loll, kui vale aja valisin. Me tuleme erinevaid kogemusi saama. Ja seal oli... Ma tahan ainult häid kogemusi. Ei, no aga ongi. Ma olen seda väärt. Ei, aga ainult head ongi kogemused. Kas sul ei ole siis nii olnudki? On, kõik väga hästi. Ja see tähendab seda, et nüüd, aga miks me nagu ei mäleta? Ma olen alati nagu mõelnud, et kui me kuskil olime teadlikult valisime, kirjutasime alla ja siis siin tekib selline amneesia moment, et kehastud siia, mitte midagi ei mäleta. Just. Nii. Aga teate, milleks see vajalik, see amneesia on? Selleks tegemist on improteatriga siin. Et vaata, kui sa tuleks ja ajad näpuga või tead sealt sõnade või sealt lehe pealt järge, siis see ei ole areng. Ja siis lülitatakse nagu korraks välja ja nüüd sa improviseerid, tähendab, sama lõpptulemusena on võimalik jõuda erineval moel. Mulle meeldib nii mõelda. Wow. See on tõesti põnev. Ja mulle meeldib nii mõelda ja siin kõik sellised asjad, need tabelid ja asjad, need on abivahendid, et ma saaks oma seda rolli kujundada, eks ole, et ma jõuaks mingil moel oma kokku lepitud lõppeesmärgini. Nii, aga lähme isiklikuks, kuna vaatame meie eelmise aasta saadet ka, mille me tegime ka vist jaanuaris on ju. Tõenäoliselt, jah. Jaanuar-veebruar siin kandis. Midagi sellist. Jah, et siis mis seal Sirjega nüüd siis juhtus? Sirjale ennustati keskmist aastat ja ma ütlesin, ma võtan selle vastu, sest mulle väga meeldib keskmine. Nii, ja läks keskmiselt siis? Ei, absoluutselt mitte vastupidi. Aga on täiesti lahe, super lahe aasta on olnud selles mõttes, et on ikkagi nagu tohutult suured raskused on olnud ka just tervise osas ja igast muid asju ka, aga samas kuidagi see ta on läinud nagu nii lahe, et mul on nagu sellest kuidagi nii mõnus on, ma ei tea, kas tõesti on see, et ma selle naha ajasin maha ja nagu mingi transformatsioon toimus. Ma täiega olen nagu nautinud seda aastat, mis siis, et mul on tervis oli tõesti kehv vahepeal. Sellest hoolimata sa oled nagu kuidagi tunned, et sa oled uuenenud. Ja täiesti lahe, jaa. Ühesõnaga, kuna ma sain sellest tervisehädast lahti, siis ma ei olnud mäletanud, et kuidas on olla, kui sul on nagu midagi ei valuta ja midagi paha olla ei ole. Ja nüüd ma tean seda, mis tunne, see on nagu nii kõva asi. Ja sa oled tänulik selle eest. Olen täiega. Selle asja nimi on selline yin-yang teooria, et selleks öeldakse, et sa ei tunne õnne ära, kui sa pole vahepeal õnnetu olnud ja sa ei väärtusta tervist, kui sa vahepeal haige pole olnud. Et need asjad käivadki nii. See on duaalne maailm. Üks saab mõõta teise kaudu ja me väärtustame niimoodi läbi vastandita, eks. Ja see on ju suurepärane kogemus. On jah. Mulle ühesõnaga, kui keegi nüüd hakkab mõtlema, et mis huvitav, mis tal oli, siis mul oli see borrelioos lõi välja. Kui krooniline borrelioos lõi välja ja ta lõi hästi tugevalt. Seda on päris paljudel, jah. See on selline loll haigus selles mõttes, et arst ju ei taha seda välja pakkudagi sulle, et sul siuke asi võib olla. Ja siis sa pead palju käima enne kui sa... Oota, aga kas seda ei ravita, nüüd ma lähen korra teemast eemale, kas seda ei ravita mitte antibiootikumidega? Nii, aga sa ei võtnud neid? Alguses ei võtnud, kui mul oli, aga nüüd võtsin ja... Ma tahan teha ülestunnistuse siin saates, me rääkisime borrelioosist asjast, sina jäid vist enne, mina sain ka üks suvi selle kätte siis, mitte eelmine, vaid üle-eelmine või üle-eelmine, ei mäleta. Ja siis meie hakkasime ju ravima, siis meil olid siin ka toredad nõuandjad, kes meil käis külas, kes seda sama aegselt põdes borrelioosi ja siis puukentsefaliiti oli see, oli Murutar või? Ei, Petrone oli. Petrone oli, ja just, vabandust. Ja tema tegi ainult looduslike vahenditega ravis ennast nagu terveks, nagu läbi kannatustega. Ja siis mina otsustasin ka, et mina jätan need antibiootikumid apteegist välja võtmata ja teen ka sama katse. No, mul õnnestus, talle ei õnnestunud. Ja see oli, muidugi oli see, et taust ka veel oli see koroona taust, et kõik peavad süstima ja mina ühtegi keemilist asja endale sisse ei söö või ei lase sutsata. Et see oli nagu kummaline, kuidas, et see on tegelikult rulett, on ju, sa ei tea, kuidas kellegi... Keha keemia reageerib, kuidas keegi tea. Et kui ma oleks väga hulluks läinud, küll ma oleks need antibiootikumid ka siis võtnud, aga oleks nagu läks. Ma võin öelda, et võib-olla see oli hea, et sa ei saanud seda kogemust selleks, et mina ka ülemöödunud aastal borrelioosi põdesin, ei saanud arugi, aga lihtsalt miks ma siis selle antibiootikumi kuuri tegin, selleks mul tuvastati see, et see borrelioos on, aga mul oli vaja grupiga minna just Nepal, Bhutan matkareis ja siis ma pidin, et ma pean ju olema vormis, aga tegelikult oli see
hoopis hullem oli see, kui ma see 2 nädalat antibiootikumi, ma olin siis täiesti ribadeks sellest antibiootikumist. See kuidagi keha ütleb ka, kas ma tahan või ei taha. Aga mul ei olnud teist valikut. Okay. Aga jälle me võime kokku võtta, et lõpptulemusena nüüd seda rohkem väärtustad head tervist. Absoluutli. Nii, aga räägime Sirjest veel natukene. Toome nagu elavaid näiteid, et mis aasta tal nüüd tuleb siis? Sa olid draakoni aasta, olid jah? Ei, ma olen Roti aasta draakoni päev. Ja mõlemad Rotta selle aasta, hobuse aastal on üks suuremaid põrkumisi kogu selles Feng Shui astroloogias on Roti ja hobuse põrkumine. Ja ei ole nii, et kõik on läbi, nagu siin mõni härral on ka. See pigem on see, et on väga järskud muudatused, mida võib väga järsku toimuda, see võib äkki olla umbes nii, et meeletu armumine või lahkumine kiire näiteks on ju, töökoha kiire äravõtmine, väga huvitav suur pakkumine. On küsimus see, et kuidas sina reageerid selle peale. Jäpud püsti, jah. Et selleks on kindlasti vaja kitse kaitseamuletti, kitse sümboolikat, et see nagu võtab selle, ta ei võta ära lööki, aga ta pehmendab seda kõvasti. Teine asi on siis selle draakoni ja koera põrkuni on aastat juhib koer ja tunnimärk on ka koeras ja sul on draakon sees on ju. See on mitu aastat see möll on see draakoni ja koera põrkumine. Siis see on nagu niisugune karmaline. Ja ma arvan, see oli sul ka see eelmine aasta, see mao aasta, see karmaline põrkumine, sa midagi pead läbi põdema, läbi elama, läbi sinu põhiväärtusi, vundamenti väristati päris kõvasti. Mina ütlen, et draakoni ja märgi kohta niimoodi, et sa pead näitama, kes sa oled, käituma nii, nagu sa tõesti oled, mille sa oskad teha, näitama, kui hea selles oled. Ja sa võid sellega luua täiesti uue, nagu oleks algus uue võimaluse. Mitte jääma ootama, asjad on nii palju halvasti, ma parem ei tee, vastupidi. Siis tuleb just teha. Ja siis on nagu võimalik hästi palju võita. Et ei tohi nagu jääda nukrutsema nurka, vaid tuleb tegutseda, aga tuleb ennast kaitsta. Ja teine kaitseamulett on sulle siis jäänes. Nii et ma olen aru, et me hakkame järgmast sinuga koos elama. Mul on nii kits kui jäänes sees. Topelt kaitseamulett. Aga see võib tuua ka kleepsuga, mingi märgiga, ta pole olema kogu aeg su kõrval. Sümboolika pole olema kogu aeg su kõrval, siis hobune märkab kitse su kõrval lähedal ja ta tõmbab tähelepanu sinna, jätab su rahule. See on Feng Shui põhiõpetused. Ta tõmbab löögi sinu pealt ära, läheb mingi muu, et kui koer ründab siin, anna talle vorsti, ta läheb vorsti juurde, jätab sinu rahule. See on nagu selline seletus on Feng Shuis. See on põnev, no ainult sellest ma pole ei teadnud. See ongi, miks mingi asi aitab mingi periood. On ju, et, aga võin sulle öelda, kõik on möödub, kõik on muutuv. Tuleb kitse aasta ja siis on draakon juhib aastat ja kõik on mööduv. Okei, no pange mulle ka kähku ära, siis mis amuletti ma pean kustama. Sa tiiger olid aastajärgi, kes sind juhtis see käitumist, oli vist koer või? Minul on päev, jah, koer. Mis ütleme? Tiigeril on absoluutselt kõikide võimaluste aasta, koeral on kõikide võimaluste aasta, sellepärast, et järgmine aasta üks erakordne aasta, millest ma kavatsen teha hiljem ka videosid oma enda lehe peal, et tekib niisugune väga tugev lõunakolmnurk, kus kuuluvad hobune, tiiger ja koer ja sul on mõlemad sees. See on see, et kui midagi tahad, siis lähed, võtad ära. See on sinu oma, nagu sa ütledki, sa oled seda väärt. Ja lihtsalt universum toetab tiigrit, ta toetab koera ja muidugi ikka peab ise ka ikka olema tegija, mitte siin ootama, millal tuleks õnn sülle. Aga võin sulle öelda, et kuna sul on ka siga sees, ma mäletan, kuulsin, siis on ka armastust ja kõike. Nii et kõik väga ilusad märgid. Aga milliseid amulette ma võiks kanda? Ma näen laua peal siin hunnikuid kindlasti vaja, vaata, mis on kindlasti vaja, kõigil meil on vaja panna see hobune välja, vahet pole, kes paneb kodus kuju, kes kannab märki rinnas, kes endal hobune sees on ju. Et tegelikult tead, hobune peab olema ikka väljas, ikkagi endale hobune vastab oma stiilile, särav, kaunis, tagasihoidlik, pisikene. Et mina väga ootan hobuse aastat, kui meeletult ootan, sest kitse jumaldab hobust ja hobune mind. Nii et mul on täis armastust ja romantika lille kõike häid inimesi mu ümber, nii et tore ju on ju. Absoluutselt tore. Niimoodi, et kõik võimalused me lähme siis nagu aru saab, me Januga lähme nautima ja teie teete siis tööd seal, ütlete oma teemadega. Ja, aga ma ikkagi tooks ka selle sisse, et vaata, kui erinev, need tulid erinevad käitumisjuhised.
sina pead mitte jääma healusse, vaid sa pead ära kasutama need võimalused. See on sinu tegevusjuhis. Aga sinu puhul ega midagi halvasti ei ole, vaid sa pead ise olema tähelepanelik ja toimetama. On selline ütlus, et kes meil oli, kunagine peaminister vist Ansip ütles, et sellist kriisi ei saa raisku lasta. Jutt jumalast õige, selleks, et tegelikult heaolu on seisev konnatiik, seal arengut ei toimu. Kriis isiklikus elus, riigis, kus iganes, see on arengukoht. See on nagu õpetaja saabumine. Nüüd on võimalus midagi muuta, midagi teha teistmoodi. Suurepärane, lihtsalt erinevad käitumisjuhus. Okay. Aga selline võimalus on ka, et mingid märgid on nii heas koosluses, et nendel ei tulegi mitte kunagi kehva aastat. Mina olen tähele pannud, ma olen hästi palju teinud astroloogilise kaarte. Kui inimestele nii head kaardid, nad märgid, et nii heas koosluses, see on jube igav elu. See on nii igav elu, et sa nagu, ja sa hakkad küsima ka hiljem, kas üldse oli midagi, no oli see, siis oli see, ja tegelikult isegi inimene ei tea, mis tal elus oli. Tegelikult see, et kui meil on need suured siksakid, nagu EKG on ka selline ju. Kui ta läks me läksime surnud ju. Et aga ta on siuke muutuv ju. Et üks päeva medu, teine päeva on siis selle paha olla pohmell on ju ja nii edasi on ju. Siis on midagi toimub. Aga ikkagi on see võimalus, et mingitel märkidel on see... Ongi ja minust on see igav areng on nagu ei ole eriti arengut. Nemad kirjutasid sellisele lepingule alla. Nad tahtsid rahulikult olla. Aga see on ka sellist siis, kellel on kogu aeg kõik perses. Noh, tal on kogu aeg õppetunnid, kõik on õppetunnid, ütleme nii, aga sa võid sellest teha suure võiduga, võid seda kõik käest lasta. Ma olen just rääkisime ühe inimese, kes on ka kõik kaotasid viimastel aastatega, aga ta on praegu jumalast rahul. Siis nüüd ta ronib nii hästi välja. Ta ütles, et ta on lõpuks õnnelik. Saate aru? Ta inimene, kes kaotas firma, pere, kodu, tervise, nüüd on leidnud endale uue elu, eks ole, sõidab, enne oli suur ettevõtja, nüüd sõidab Bolti, eks ole, ja ütleb, aga ta on õnnelik. Tahangi öelda, et tõesti. Et see on väga tähtis saada aru ise, mida ma tegelikult tahan. Vaata, see maaasta oli vasti küll see naha ajamine, maduda kohtumine ja temaga tõtt vaadata, aga aru, mida sa üldse Siret tahad, küsis see madu mu käest. Vaata, meil eestlastel on see ussikuninganne nii tähtis olnud. Kui see ikka mingid lolli, ma ei tea, ma tahan olla ilus naine, no siis on kõik, mis see ilu üldse on. Ei, no, aga siis ilmub lehte kuulutus, otsin meest, kes teeks mu õnnelikuks. Aga on ju nii ju. Mis mõttes, mis teenus see on? Kuti. Tegelikult, kui ma ise seda ei ütle, ja väljend ennast vastavalt, siis ei ole lootustki midagi tulevad. On ka selline ütlus, et millal inimesed enne on teadnud, mida nad tegelikult vajavad. Vot tasub uurida. Uuri, mis teeb sind õnnelikuks, millal sa tunned ennast hästi ja tee neid asju rohkem. See on nii lihtne sõnades rääkida. Ja, aga tuleb tegutseda, vaata ei saa seal põõsastes hobuse karjale lahkumist ja vaadata, vaid sa pead hobuse selga hüppama. Mine tea, äkki hakkab ratsutamine meeldima. Selge, hakkame hüppama. Lähme tõmmata, muudeks praegu on ju uus teenus, ma just kuulsin Inglismaale, et käiakse kalli raha, et loomafarmis mitte küll hobust vaatamas, aga lehma vaatamas. Tõtt vaatamas, siis stressi ravitakse sellega päris kõva raha, et 20 minutit koos lehmaga tuled koju palju õnnelikumana. Ja see, kes me rääkis, see inimene, kes elab Inglismaal praegu, see ütleb, et siis ütlesid, et kutsuti teda ka firmana seda nautima sellist viimast kogemust, et jätte, ma lähen koju Eestimaale, peatan auto, ajan teen lehmale kuti. Noh, et tegelikult on ju, et meil on õnn see, et me elame siin. Räägi, mis meil räägib. On küll, jah. Aga räägime nüüd üldisemas nagu maailma mastaabis. No, te teate ju küll, millest me iga aasta räägime. Aga ma võtan kokku, vaata, mis me eelmine aasta rääkisime. Aga palun. Siis te juba hakkasite vaatama ka kõik lootusrikkalt ja me kõik hakkasime vaatama tulihobuse aastasse, et sõda on siis tule element. Ja väljendus ja et tuld saab ka tulega just kui kustutada. Ja siis te ütlesite eelmine aasta, et äkki see tulehobuse aasta ongi see, kus seda tuld on lihtsalt nii palju. Võimalik. Et see sõda lõpeb ära. Ma ütlen ära kohe, et kui teha väga täpne arvutus, seda aastat juhib vesikoer. Vesikoer kutsub inimesi rääkima ja koostööd tegema ja tema nagu võtab see tuld nagu hobuse nagu maha. Et see palju hullem aasta on tulikitse aasta. Tulikitse aastat juhib tulidraakon. See on palju tulisem. Ja mina olen välja arvutanud, et väga kõige tugevad šansid on nagu see tuleelement, nagu ütleme heas mõttes niisugune vulkaanipurse või see jõud on tulekitses sees. Aga meil on oht, nagu see tulehobuse aastal on hästi palju tuleb, ma ütleksin,
lolle sõnavõtte, lolle ütlusi, lolle koostööpakkumisi ja ka riikide vahel. Me võime hästi palju ära rikkuda, võib-olla rikkuda ära suhted NATO-ga, võib-olla Hiinaga, ma ei kujuta ette, on ju, et seda niisugust täiesti kui inetusi, jaburusi ja see vaene vesikoer toob kogu aeg seda hobust uuesti tema raja peal tagasi. Kui ta jälle lahmima läheb, oled näinud hobuse karja, ehmatad, panevad jooksu, aga siis see koer kogu aeg kutsub seda hobust nagu tagasi oma raja peale. Ma loodan kogu aeg, et see koer on nii tugev. Aga ma just vaatan, et kas see just kui oleks see hobuse aasta juba pihta hakanud, et see Trump juba paneb seal ja paugutab täiesti aga see on väga õige tähelepanek, et vaata, need asjad on nagu põimunud. Seal ei ole, te algust tahate ka küsida, öelge palun täpselt kellaaeg, millal algab. Aga tegelikult kujutage ette, et aastad on nagu ülekattes. Lõpud on ülekattes, et uue aasta mõjutused hakkavad juba varem tunda andma ja vana aasta jookseb veel ka uude veidikene sisse, eks ole, nii. Ja see võib ka näiteks isegi kui hobuse aasta kohta ka öeldakse, et tundub, et ta algus ei saa isegi nagu vedama. Aga siis, kui ta lõpuks on ratsastatud ja kappama kukub, eks ole, siis hoia piip ja prillid, siis vaata, et maha ei jää. Mina teen hoopis niimoodi, et aprillikuuks peab igaüks teadma täpselt, kes tema on, mida tema tahab. Ma ei tea, võigu on asjad niipidi, et palju nad kaaluvad või ma ei tea, mida välja mõelgu, aga pangu väga täpselt plaanid paika. Siis tub hobus selga, et nii, võtab pohjad enda kätte ja läheb oma tangorütmiga siis sinna, kus tema tahab minna. Vahet pole kuidas, mitte niimoodi, et ei tea ikka, tahan õnnelik olla. Käib see nii närvidele, tuleb keegi jälle ütleb, et ta on õnnelik olla, see on sõuvatt. Ja siis, kui küsid, et aga kirjelda, mis see tähendab, et tahan õnnelik olla, mina ei tea. No aga siis sa ei saa saada midagi, kui sa ei täpsusta endale, mis tähendab mida. Tuleb sisustada need sõnad. Minu käest küsis lapselaps jõuluõhtul. Ta on 8-aastane, et mamma, mida sina tahad saada endale siis nagu uuaasta kingikesse? Mina ütlesin, ma tahan saada endale tervist, enda ümber ilu ja tervist ja kõike, mis ma õnnelikuks teeb. Kuna mul oli raske aasta, eelmine aasta ja siis oli jõuluvana kuusa. Ja toredad omad inimesed ümber. See oligi nii, et tuli mul see kiri, oli jõuluvanalt kiri, siis laps oli kirjutanud trükitähtedega. Kallis mama, et soovin sulle kõiki ilusat uuel aastal, sul on hea tervis, sul on hea töö, sul on ilus inimesed ja ilus elu ja ilusad inimesed. Midagi nii oli, ma tegin sellest pildi ka. See oli nii armas. See oli nii armas. Ma panin oma sõna formatsiooni tahvli peale ja iga kui trenni teen, ma vaatan selle sõnumiga tõtt. Aga see ongi see, et mida see on sinu arust, aga ma tahan veel ühte asja öelda. Sa paned ka kirja, mis on sinu arust töö. Mitte nii, et kõik on töö. Või mis on sinu arust see ilu? No mis käib selle mõnutunde alla? Kuule, igaühel on eri vajadus. Kes vahetab korvpalli, kes magab kõht püsti, kes sööb kommi, kes sööb porgandit, on ju. Ja ma pean väga täpselt kirja panema aprillikuuks vähemalt või isegi varem kui varem, mis täpselt, miski asi nagu on see tervis ka, et mis see tervis on. Mitte et valu pole, aga et ma suudan ikkagi pea vastu põlvi panna on ja spagaati visata näiteks on ju. Et ma panen selle kirja ja vaat siis hakkab mul nagu see tunne selle hobuse seljas minema nagu tugevamaks. Tihti ma nagu tunnetan seda, et see töö on tegemata. Me isegi ei tea, mida me tahame, me ei oska kirjeldada, kuidas me tahame ennast tunda. Aga siis sa ei saa ka midagi tellida. No mida sa tellid? Ma tunnen kaasa inimesele, vestlesin ühe inimesega 56-aastane, kes ütleb, et tema põhisoov on, et ootab pensioni iga. 10 aastat, iga päev tõusta ja kogu aeg oodata. Millal see kätte jõuab? See on ikka karm elu. Ma ei kujuta sükest elu ette, eks ole. See on kurb tegelikult. Elada tuleb ikka siin ja praegu, seda ei ole kuhugi lükata, aga selleks sa peadki teadma, kes sa ise oled, mida sa tahad, kuidas sa tahad ennast tunda, eks ole, kõik selline pool. Mul üks hea näide on, aastad tagasi me üks reisisel, me teeme ju reitsi hästi palju. Ja kas 2009 aastal tal ei olnud tööd eriti, tema tuleb tulla meie koos Hiina. Vaat see tema pani vaika, et tema ta piinne, vahet pole, mis vahenditega. Ta tuli. Pakkis lilleid ja kõiki muid asju ja tuli Hiina. Wow. Ja pärast sellest ta kanalid lahti minu arvates. Ainult reisibki kogu aeg. Ja nüüd on 7 korda meiega reisib. Wow. Nii lahti läks. Aga just ütlengi seda just, et ta pani paika selle. Ta pani selle kirja paika ja võttis ohjad enda kätte, mitte ei arvanud see, et tuleb see lotovõit, äkki teeb selle mul see asja nagu ära, on ju. Või prints Valge Lobus. Jah, või prints Valge Lobus. Või mingi vend eesliiga. No käib ka. Peaasi, et ilus eesel on. Selge. No aga siis meil on kõik selge või? Ei ole. Meil on alati need väikesed
alakategooriad ka. Armastus, kuidas meil armastuses läheb? Armastus endas aastas pole romantika lille sees, aga on 3 looma, kellel on väga tugevalt kirg sees. See on kits, kellel on sees kits. Ma ütlen uuesti tulelega. Kellel on jänes sees, mul veel, ja kellel on siga sees. Nendele kõik see armuenergiat väga aktiivsemalt. Ma tahan öelda, et me jääme kinni sõnadesse selle arm. Et tegelikult on väga kihvtid suhted, väga mõnusad suhted, ka see käib sinna alla. Sest mina olen oma niisuguse 60-aastase kogemusega võin öelda juba, kirge saab ise luua. See on minu otsus, minu peas, et mina tahan midagi elada, tunda kirglikult, mitte see, et ootan, et keegi teeb mind õnnelikuks. Et elad kirglikult, mitte ei oota pensioni. Täpselt, et kaklen kirglikult ja lepin kirglikult, aga just see, et see minu teha. Aga see jah, et nendel 3 loomal see väga tugevalt aktiveerub. Muidu hobusel on ka tore. No hobune, ta toob üleaisa löömist, ta toob lõbutsemist, seda on kindlasti. Võib-olla ei ole sellist nii palju seda pikaajalist suhte nagu kinnistumist, aga samas hea aega abiellumiseks. Hobune hea aeg lapsi teha on ju kõik võimalik on ja minu arust on väga mõnus aastal, seda on küsimus see, et mida sa tahad jälle. Selge. Siis üks hästi oluline, kindlasti tahate ju küsida, kuidas rahaga. Just, see oli see järgmine. See oli järgmine küsimus. See klassika, suhted, raha, siis on mingi tervise küsimus, kõik muu on, pärast vaatame. Rahaga on väga hästi. Rahavalvur on aastas sees. Esimest korda üle 5 aasta. Nii. Ja võt need samad fuukoerad, mis on ka selle rahakaardi peal. Need on ma loodan, et neid kaarte on teil rohkem kaasas. Ja ikka rohkem pappi. Ma tahan seda tegelikult öelda, et rahapesa on täis ja kui ka on valvur, see tähendab seda, et lõpuks ometi tegelikult liigutab meie majandusenergiat. Tahan uuesti öelda, see ei ole nii, nagu arvatakse, et tuli sisse, toome on kõik rikkad. Kuulge, kui see tuli sisse, aga see mitte ära mineks, võttis mitu aastat aega, kui inimesed seda tajusid. See võtab aega uuesti üles käivitada. Aga tegelikult on rahapesa täis, valvur on olemas, nüüd on see küsimus, et kuhu ma see raha paigutan on ju. Ka investeerimised, kui vaja, igast muud kaaslased popid, vahendid, mida ma kõik ei tunnegi üldse, ei teagi üldse. Tuleb käituda targalt ja mõistlikult ja raha panna tööle. Et ma ikkagi siin kuulengi inimeste käest on väga tublit tööd tehtud ja inimesed on väga rahul oma otsustega ja nii Eestis kui Ameerikas olen rääkinud. Ja siin võib-olla on kaasa aidanud isegi, et jälle me ei pea nüüd ütlema, et olid 5 aastat ja raha elementi polses. Ei, see oli õppimise aeg. Me peame õppima, me peame saama ka rahatarkust, me peame õppima rahaga elama, olema, sellega ümber käima, eks ole. Ja seda õpib kõige paremini nii-öelda kriitilisemal ajal, eks ole, jälle selline pisike kriis on kasulik selleks, et teha õigeid asju. Näiteks mulle väga meeldib, meil on üks selline koostööpartner, väike firmakene, noored mehed, digiturundust nad teevad meile. Ja tänapäeva noored enam ei läinud suurt bürood endale võtma, vaid nad töötavad kodust. Me suhtleme nendega üle interneti selleks, milleks sellised kulusid teha, eks? Aga see on ju õpitav, võt selline suhtumine nägemine. Ma näen, et nii suuremad kui väiksemad firmad täna õpivad arvutama, kulusid üle vaatama, eks. Ja kõik see oli vajalik selleks, et nüüd kui tuleb aasta, hobusaasta, kus see rahamärk on sees, rahavalvur on sees, et me siis oskaks selle rahaga ka paremini ümber käia. Aga vaata, eelmine aasta te ütlesite, et tööst tuleb nagu 10 küünega kinni hoida ja nüüd see objektiivne olukord ümberringi ongi selline, et see tehisaru ikkagi hakkab ära võtma töökohti natukene juba, et kas see hobusaasta jätkub sama? Tegelikult on küsimus selles, et tööelement on olemas, ta on ka soodne, aga ta puudub toide. Seega ikkagi see töö on jätkuvalt selline löögi all. Et arvatavasti ta niivõrd muutub, see töö iseloom praegu on nii kiires muutumises, et kui see on mingi töökoht sul ja kui ma ütlen, et ma ei taha seda uuendust, mina oleks eriti selline konservatiivne, et ma ei taha seda uuendust, siis mina olen harjunud niimoodi tegema. See on esimene, kes läheb ukse taha. Et ma pean olema valmis kuni siis, ma vaatan oma tädi, kes on peaaegu 80, ta kogu aeg kõik asju tead mobiiliga see on õige inimene, ta käib kogu aeg kaasas. Et me peame kogu aeg minema nagu selle kaasa, tahame või taha. Mulle meeldis see ütlus, et alles oli meil mingi konverents selle AI teemal siin Tallinnas ka, seal seda korrati, et mitte AI ei võta töökohti ära. See teine vend, kes oskab AI-d kasutada, võtab su töökoha ära. Mis on sinu võimalus siis? Õpi seda AI-d kasutama, pane see enda kasuks tööle ja sinuga ei juhtu midagi.
eks, see on tööriist. Ja, aga pane kõik võimalused ja samas on ka see, kui me räägime, et raha ei ole, kui räägitakse, et pangad on täis inimeste raha, on ju, või saab meie käest ära võtta veel 10 000 eurosid, on ju, raha, on võtta kusagilt, on ju, või seegi nagu Janna just, mina uudist ei kuule, et kui... Vaatasin pealkirja, 33,7 miljonit maksti liiklustrahvideks. On mida maksta. Ja ma olen kuulnud, ütlevad mehed mulle kliendid otse, et see mõnu maks, nad maksavad seda hea meelega. Ta ei kavatsegi jalga gaasipedaalilt mehed, ka naised, tähendab seda, et sel juhul, et ei ole ju raha, me lihtsalt oleme hakanud vaatama, vingume, et seal on raha vähe, aga sinna paneme palju. Teatrid on ju täis, on ju, koht ei saa, aga mujal on jälle probleem, saame vingume jälle. Et küsimus on see, et me hakkame erinevatesse kohtadesse panema lihtsalt seda raha. Ega siis raha maailmast otsa ei saa. Täpselt. Seda trükitakse juurde. Absoluutselt. On ju paber lihtsalt. Kuulge sõbrad, meil on aeg otsas, mis on täiesti kohutav. Lihtsalt nagu et ma loodan, et sul enam-vähem sai nagu kõik, mis tahtsid nüüd. Raha, tervis, armastus. Mina elan nagu nii omas tempos ja rütmis, et mul on, jah. Oota, aga tervise kohta me nagu rohkem... Tervis on see ikkagi tuleelement, on, kui see kiirus on peal, see südame, veresoonkonnad ja me ohtme komistame ja kukume ja liigesed ja luud ja siukasi. See seedimise probleemid olid siin maoaastal, nii et kes kilos juurde, mina sain juurde kohe mitu kilo selle värkidega, nii et tuleb uuesti maha võtta selle trenniga siin hobusaastal, on ju. Aga hobusaastal on lihtsam võtta alla? Jaa, sest ta nagu, tuli põletab ju. Aga siin oleks soovitus, et luua nagu oma rütmi, oma rutiinid ja hoida neist ka kinni. Ja vaadata passi ka. Selline järjepidevus on märksõna. Selge, no aga me ootame teid jälle külla siis järgmisel aastal, kui algab tulikitse aasta. Oota vihjet, kas siis ei lähe hullemaks? See on kannatuste kannatlikus aasta teine osa. Anu, meil on põhjust veel korduvalt kokku saada, selleks ikka see parem halvem keeg läbi. Teeme kõik selle ringi ära. Et see, mis algab hobusaastal, lükatakse kas vea või halb ja oht võimalus käima, siis kitse aastal ta realiseerub, me seda näeme. Vaat nii. Siis on põnev vaadata, mida me oleme teinud hobusaastal, et siis me teame, mida oodata kitse aastal. Oi, see on hea lõpetus. Suurepärane. Aitäh, kohtume kitse aasta alguses.